Nii, aga kell on saanud 1. Loodetavasti saite kosutava lõunasöögi, aga mitte liiga kosutava, et uni peale tuleks. Ja alustame siis töötoaga pealkirjaga Teadus kui muutuste mootor. Kas avalik sektor oskab küsida ja teadus vastata? Mina olen Maarja Karlsson ja igapäevaselt tegutsen ettevõttes HI Advisory. Olen selle üks asutajatest ja ka kestlikkus ja teenuse disainer. Ja seda töötuba korraldame koostöös Eesti Teadusagentuuriga. Seal lauas te näete Liisat, Viktorit ja Markot, kes on sellised vaiksed vaatlejad. Nii et kui nad tulevad teie laua juurde vahepeal, siis ärge laske ennast häirida. Võtke nad soojalt vastu. Ja ma näitan siia ühe graafiku, sest tegelikult te ju täpselt ei tea, mis teemal me siin arutama hakkame. Kas teil on aimu, mis numbrid siin on, mida need näitavad? Avaliku sektori osakaal või rahvastikus? Mitte päris. See on üks kuum teema praegu. Tulge edasi. Mahub veel, mõnes lauas veel on. Võtke aga istet. Ja siia saab ka. Ja siia. See on umbes nagu atmosfääri koostis, et palju on lämmastikku, palju hapnikku ja... No võib-olla see näitab ka seda. Aga tegelikult see on Eesti jäätmevood, kuidas meie peamised jäätmevood jagunevad. Ja täna me siis keskendume ühele neist. Ja see on ehitus- ja lammutusjäätmed, mis on meie suuruselt teine jäätmevoog. Euroopas üldiselt on see suurim. Astuge edasi, meil vist veel mõni vaba koht on. Ja me asumegi täna sellises kaasuse formaadis siis mõtestama, et kuidas avalik sektor ja teadus ja teised osapooled saaksid koostööd teha, et saavutada eesmärke, mida me oleme ise endale pannud. Ehk siis Euroopa Liit on meile seadnud ka eesmärgid ja me justkui oleme selle sihtarvu viimastel aastatel saavutanud. Me võtame taaskasutusse 90% tekkinud ehitus- ja lammutusjäätmetest. Aga kui vaadata sinna numbri sisse või selle statistika sisse, siis väga palju sellest on tegelikult see muu taaskasutus, mis jäätmeri hierarhias ei ole parim, et me võiks neid ülemisi astmeid seda osakaalu seal suurendada. Ja selle on ka riigi jäätmekava eesmärgistanud, ehk siis 2028. aastaks tahaks, et see, nii ütleks sellest ära, et seda esimest astet jäätmeteket me suudaksime üldse vähendada 10% võrra, et need materjalid ei muutuks jäätmeteks. Ja teisena et seda ringlusse võtu osa ehk siis korduskasutuseks ettevalmistamisel ja materjali ringlusse võtul me suudaksime suurendada. Ja et me suudaks seda ringlusse võtta siis suurema väärtusega kui see, et ta juba läheb sinna tagasitäiteks või põletamiseks. Ja seega me panimegi sellele kaasusele pealkirjaks, et kas ehitus- ja lammutusjäätmete potentsiaal ulatub siis tagasitäitest kaugemale. Ja teenuse disainis on selline metoodika, nagu kuidas me saaksime, ehk siis selline avatusele suunav küsimus ja ma sõnastasin ühe meie tänaseks töötoaks ka, ehk siis kuidas me saaksime avaliku sektori ja teadus-arendustegevuse ja ka teiste osapoolte koostöö kaudu siis vähendada seda ehitus-lammutusjäätmete teket või suurendada nende ringlusse võttu. Ja
teil on täna hea võimalus neid ideid siin arendada oma laudkondades. Ja neid osapooli on kindlasti veel, aga praegu ma olen siia kirja pannud 5 ja nüüd, kui te vaatate oma laudkonnas, teil on sellised väiksed paberlipikud. Kui te keerate selle paberlipiku ümber, siis te saate teada, kes teie olete täna, mis rolli te võiksite võtta ja enda teadmistest ja empaatiavõimekusest tulenevalt siis selleks osapooleks kehastuda. Ja seal on ka kirjas üks selline natukene mänguline, mitte võib-olla täielik tõde, aga hoiak, mis on teie hoiak alguses. Lugege seda, võtke see omaks. Ja nüüd ma annakski tegelikult teile kohe esimese ülesande, sest meile ju alati meeldib tegelikult süüdistada. Ja nüüd teil on 5 minutit aega, et valmistada selline oma hoiakust lähtuv argument, et miks teie ei vastuta, teie kui see osapool, ja miks kõik teised on süüdi, et me ei ole neid eesmärke juba saavutanud. Ehk siis te saate sinna paberitele panna oma argumendid kirja, arutage oma laudkonnaga ja siis ma annan 2 minutit igale laudkonnale, et lühidalt oma argument esitada. Esimene inimene juba lahkus, oli liiga tormiline. Jah. Kes on süüdi või mis on süüdi? Mis on süüdi, võib ka. Mis on süüdi? Jah. Et alati ei ole ju inimene või võtame... No jah, aga praegu teil on need teised osapooled, et praegu see eesmärk on teisi süüdistada ja pärast endaga empatiseerida.
1 minut on veel jäänud ja siis hakkame jagama. Nii, aga ma tean, et sellel teemal võiks kindlasti veelgi arutada ja võib-olla ka taustaks, et me lihtsalt valisime ühe kaasuse, mille pinnalt saaks sellist praegu süüdistavat hiljem koostöist lahendust läbi mängida, et me ei eelda, et te olete kõik siin eksperdid selles teemas, aga küllap on midagi siit-sealt kõrvu jäänud. Ja nüüd ma võtan aega, kuna meil on aeg väga piiratud, et siis iga laudkond saab 2 minutit, et lühidalt siis esitada oma nägemus ja hoiak. Kes on süüdi, mis või kes on süüdi. Ja võtame äkki ehitusettevõtted kõigepealt siin ja me anname mikrofoni ka. Ekspert on 1217. See lähebki sinna veebi lihtsalt. Okay. Et ekspert olla on hulga lihtsam, kui sa ei tea asjast midagi. Et sellepärast meil läks väga kiiresti. Esiteks on süüdi prügikorralduse süsteem, kuna segajäädet on hulga lihtsam või hulga odavam ära anda, kui liigiti kogutud asja, et siis pole üldse mõtet hakata liigiti sorteerima. Ja selles omakorda on süüdi siis kohaliku omavalitsuse, riigi ja Euroopa Liidu reeglid. Ja seim on temm. Nii, siis teine on planeerimise viga, et tellija arhitekt on liiga valet materjali tellinud. Et kui nad ikka ei tea, pole mõtet torkida, me võime ise ka tellida, aga kui nemad tahtsid, et siis olgu peale. Kolmandaks on objektil on ruumipuudus, me ei saa liigiti kuskile neid asju koguda, sest et üle krundipiiri ei tohi minna. Ja neljandaks, tööline on loll ja ei oska lihtsalt sorteerida. Ei saa aru ka, mis keeles ta parasjagu räägib. Suur aitäh teile, ehitusettevõtjad. Vaatame, mida siis avalik sektor vastu ütleb või juurde. Nii, avalik sektor arvab seda, et erasektor mõtleb ainult raha peale ja sellest, kuidas kokku hoida ja kasumit teenida. Neid ei huvita sellised ühiskondliku heaolu tagamine. Nad teevad jokki ja otsivad otseteid, peidavad oma jäätmeid muru alla. Siis nüüd ma pean õppima enda käekirja lugema. Ettevõtjad ei huvitu rohkem maksmisest, ehk siis taaskasutatud materjalid on kallimad. Seega neid ei huvita ühiskonna heaolu ja võib-olla siis veel, et nagu juba öeldi ka ettevõtete poolt, et nad ei sorteeri või ei taaskasuta, kuna see on kallis. Kas meil midagi oli veel? Võite lisada, et avalikul sektoril ja avalikul võimul on alati õigus. Avalikul võimul, avalikul sektoril on alati õigus. Väga hea, aitäh teile. Nüüd arendajad tahavad äkki sõna sekka öelda. Arendajad on seal, jah. Anname mikrofoni ka. Ja.
Jah, tere. Et meie leidsime, et süüdi on ikkagi seaduseloojad. Et ei ole piisavalt standardeid ringlusse võetud materjalidele. No, et ei ole piisavalt uuritud seda materjali. Siis leidsime, et tegelikult igasugused poliitilised nagu vahendid ehk siis võib-olla ka nagu näiteks maksusoodustused või mingid sellised vahendid on ka nagu kõrvale jäetud, et neid võiks kasutada. Ja pole nagu turu ülevaadet, mida peaks tegelikult siis ministeerium nagu välja selgitama, et kui palju neid materjale erinevaid asju on. Et kindlasti avalik sektor on süüdi. Olgu, suur aitäh teile arendajad. Nüüd, mida tahavad jäätmekäitlejad öelda? Teid ka süüdistati. No jäätmekäitlejatel on asi lihtne, et ikkagi süüdi on ehitajad. Seni kaua, kuni nad on nõus maksma kõrgemat hinda selle segaehitusjäätme eest, seni kaua oleme me nõus rõõmuga selle vastu võtma. Ja kõik ehitajad on süüdi? Jah, muidugi. Olgu. Aitäh ja nüüd innovaatorid, teie innovaatiline lähenemine. Ka meie seisukohalt on asi üsna lihtne. Siin on selge väärtuspakkumine olemas, meil on tehnoloogia olemas, meil on lahendus olemas, riigil on probleem, aga riik on liiga aeglane või ei sihi enda innovatsioonihankeid piisavalt täpselt just selles konkreetses valdkonnas, et ei võimalda siis meie jäätmekäitlustehnoloogiatel piloteerida turul ehk et saaks siit veel minna konkreetsemate toodete ja lahendusteni. Ehk me süüdistame riiki. Selge, ehk siis tundub, et riik ja ehitusettevõtted, teie saite kõige rohkem puid. Jah, siin on veel mingi kommentaar. Ka korraldajad ja ka riik tegelikult ju pani ette meile eesmärgi, et 40% peab olema asi parem aastaks 2028, aga nüüd ressursse muutuste juhtimiseks nii regulatsioonidega ka riigieelarve mõttes nagu ei ole, et mingi aga teel, aga. Et seal tundub mingi ebakõla olevat, aga äkki ikkagi me siin ruumis leiame sellele lahenduse. Ehk siis nüüd on süüdistused välja öeldud ja nüüd pöörame oma mõtteviisi sinna koostöö poole. Ehk siis kuidas saaks? Ega see süüdistamine aita, probleem on endiselt olemas. Kuidas saaks siis, kuna see on ikkagi avaliku sektori innovatsioonikonverents, just avaliku sektori ja teadus-arendustegevuse, aga ka kaasates kõiki neid teisi osapooli, luua mingeid selliseid koostööprojekte, algeid, et siis seda probleemi lahendada. Ja teil on juba osad on avastanud ka seal laua peal see suur paber, mis siis näeb välja selline. Ehk siis te saate luua koostööplaani. Valige endale üks, kuna see on suur probleem ja seal omakorda on sees veel väiksemaid probleeme ka. Valige endale üks fookus. Ma annan teile mõned mõtted ka kohe või siis nendest, mis siin juba kõlasid. Ja mõelge, mis võiks olla see lahendus ja keda teil on vaja, et selle potentsiaalse lahenduseni jõuda. Ja siis veel mõelda ka nagu tulevikule, et mis see oodatav tulemus või mõju võiks olla. Ja ma jätan siia teile ette ka mõned mõtted veel probleemi püstituseks. Osad siin juba käisid läbi ka. Ehk siis see, et ehitusplatsidel pole ruumi liigiti kogumiseks ja pole ka kohta, kuhu seda
materjali siis hoida selle teadmata aja, millal seda ükskord võiks vaja minna. Siis neid lammutuselt pärinevaid materjale ei julge näiteks arhitektid, arendajad, projekteerijad kasutusele võtta, sest et ei ole kogemust ja nõuetele vastavust on keeruline tõendada. Ehk siis äkki on seal mingi potentsiaal lahenduseks. Kolmandaks, hanked. Nad soosivad neid odavamaid materjale ja veel praegu uus on odavam. Ehk siis ehitajal pole motivatsiooni, et siis pingutada, kui tellija ei nõua ega kompenseeri seda ringset tegutsemist. Ja ka see, et see hoone demonteeritavuse ja materjalide ringlussevõtu võimalikkus ja selle majanduslik kasu tegelikult määratakse ära selles ehituse või projekteerimise algusetapis, aga tegelikult meil isegi ei ole neid piisavalt teadmisi ja oskusi, et mida siis peaks kohe selle projekti alguses üldse arvesse võtma, et hiljem, aastaid hiljem, seda oleks võimalik siis sealt materjale välja noppida ja neid ringlusse saata. Ja viimaseks me lammutame hooneid ja ehitame uusi, sest et nende kasutusfunktsiooni kohandamine võib-olla siis enne lammutust või siis see ristkasutus on nii keeruline, kallis ja meil puudub ka kogemus. Ehk siis näiteks võib-olla mingid tühjaks jäänud kontorihooned oleks võimalik isegi ilma neid materjale jäätmeteks muutmata nagu muude kasutusfunktsiooni viia, aga ei ole teadmisi ega raha ega aega. Aga äkki, kui meil on kõik need osapooled siin ruumis, siis tegelikult need ressursid ja teadmised on võimalik leida. Ehk siis ma jätan need probleemipüstitused siia ette, aga te ei pea neid kasutama. Teil võib ka mingi oma fookus olla ja eesmärk siis on tulla lagedale mingi potentsiaalse lahendusega, kaasates neid osapooli siin. Võib-olla teil on veel väliseid osapooli, kes saavad pärast selle koostöökutse ja arutage, mida saaks teha. Ja pange just rõhku selle avaliku sektori ja teadus-arendustegevuse kaasamisele. Ja me käime ringiga, kui teil tekib küsimusi ja selleks on 15 minutit. Saate arutada ja mõelda.
aasta pärast
15 sekundit veel, hakkame arutelu kokku tõmbama. Nii, viimased täpid veel Iidele ja siis vaatame, jagame, kuhu kõik jõudsid. Tahaks väga kuulda, mis häid lahendusi teil tekkis. Ja nüüd, kui teie laudkond esitleb, siis me palume, et te võtaks selle mikrofoni ja tõuseks püsti ka, sest siis need, kes meid veebist jälgivad, siis näevad ja kuulevad teid paremini. Aga ma mõtlen, et lähme siis tagurpidi, et innovaatorid, teie saite eelmine kord viimasena sõna, nüüd esimesena. Millest te rääkisite? Ja me oleme innovaatorid. Kaamera on siinpool, rahvas on siinpool. Pigem oleks siis küljega äkki rahva poole või saali poole. Et meie mõtlesime välja, laborifaasis on meil täna selline asi nagu ekstraator. Ehk siis see on selline masin, kuhu siis ehitaja objektil saab kallata kogu oma ehitusjäätmed, nii ehitusel kui lammutusel, ja see siis teeb nendest materjalidest, mis siis jäävad, sorteerib purustab ja sorteerib, ehk siis me ei saa seda võtta kasutusele lihtsalt, näiteks puitu, kuna seal võib olla seen, seal võib olla mingisugune bakter, mingisugune elusolend, me ei saa seda võtta kasutusele uuele taasehituses lihtsalt. Ehk siis meie tehnoloogia täna purustab ja sorteerib need materjalid, sisuliselt tuleb torudest siit poolt puidumolekulid, sealt poolt tuleb metall, sealt poolt tuleb vask, siit poolt tuleb plastik, ka omakorda erinevad polümeerid, on selline tehnoloogia. Nüüd, milles on probleem? Probleem on selles, et see tehnoloogia kasutamine, täna on ta laborifaasis, on kallim, kui see viia tõesti, nagu siin öeldi, et peitada ära muru alla või tee alla. Ehk siis keegi peab selle vahe kinni maksma. Et kust see raha tuleb? Raha on vaja kahe asja jaoks. Esiteks, täna me oleme laborifaasis, meil on vaja saada sellisesse konteinerfaasi juba siis edasi masstootmisesse. Üks probleemidest, kus saada raha selle investeeringuks, et teha see masin lõpuni valmis, et ta tõesti tuleks laborifaasist välja, ehitusplatsi või konteinerifaasi. Teine probleem on raha, et kes siis maksab selle kinni, sest paratamatult see ju kajastub lõppkokkuvõttes ehituse või ehitise hinnas. Kas tarbija, selle uue maja omanik on valmis sellisel kujul seda kinni maksma või kes seda toetab, kas see on mingi dotatsioon või on ta pandud siis see kohustus siis ehitajale. Kolmas probleem, mis me näeme, on mahuprobleem. Ehk siis meil on vaja piisavalt skaalat, et see esimene skaleeruvust, et see esimene investeering, mis me masina lõpuni väljatöötamiseni teeme, et see saaks kinni makstud. Ehk siis me peame sisenema kuidagi pidi laiematele turgudele. Mis me veel kirja panime siin? Ja kellega koostöös te seda teete? Ja võt koostöös me peame tegema seda kindlasti avaliku sektoriga, sellepärast, et kindlasti on vaja siin ka regulatiivseid muutusi. Ehk siis kuidas neid materjale kasutada ja kellele tehakse see kohustus need kulud kanda. Kas see saab olema siis ja mis vormis see saab olema, kas see saab olema siis dotatsioon, kas see saab olla kohustus jäätmekäitlejale võtta vastu erinevaid materjale, kas see saab olla kohustus ehitajale või maja omanikule, et see on vaja teha siis koostöös regulatsioon avaliku sektoriga. Nii, mis veel panime siin? Viimase lausena, sest et aeg lihtsalt jookseb, mis see mõju on? Kui see saab ellu viidud? See algne idee, et saavutada 40% säästu, selle me laborifaasis või valemite faasis suudame praegu tagada, aga kuidas seda teha ja rahastada, see on praegu see probleem. Aitäh. Olgu. Aitäh teile. Nii, aplausi teenis ka välja. Nii, küsimus oli ka kiirelt. Kuhu see ülejäänud 60% läheb siis? Nii, aga võtame järgmiseks jäätmekäitlejad ja selleks, et me jõuaksime kõik ära kuulata, siis proovime jälle sinna 2 minuti piiresse jääda. Ma lihtsalt hakkan siis teid tagant utsitama.
kust ma alustan nüüd siis. Et probleem on jah see, et ehitajal pole ruumi jäätmete liigiti kogumiseks ja konteineri hoidmise kohta. Et võtsime selle lähtekoha. Ja jõudsime siis lahenduse poole pealt selleni, et on vaja siis vastavaid sobivaid konteinereid, kas siis sektsioneeritud konteinerid või mõned väiksemad big-bagid või et seda kõike oleks võimalik ehitusplatsil lihtsalt sorteerida. Ja miks mitte siis korraldada see logistika selliselt, et ta põhimõtteliselt ei peakski igal juhul jõudma jäätmejaama, vaid et ta oleks võimalik logistiliselt juba edastada sinna, kus seda toorainet vaja on, vastavalt juba sorteeritud jäädet, ehk siis prügitakso. Ja lahenduse poole pealt üks mõte veel, et ehitusplatsil materjalituru korraldamine ehitusjääde24.ee, et inimesed saavad ise tulla ja võtta kõik omale vajalikud jäätmed siis kasutusele. Nii, keda meil vaja on? Meil on vaja tootedisainerid, et need sobivad konteinerid välja töötada. Meil on vaja siis logistikafirmasid, Bolt või Omniva või kes iganes. Meil on vaja sellist IT-platvormi, mingit IT-ettevõtet. Ja meil on kindlasti vaja, et see ehituskultuur natukene muutuks, ehk siis selleks erialaliitude kaasamine ja ka koolide kaasamine. Ja vastavad tööprotsessid peavad kõike seda toetama, et natukene siin on ilmselt abi vaja. Kõik. Aitäh. Plaksutame ka. Ehk siis prügitakso tuleb. Aga nüüd arendajad. Kuhu teie jõudsite? Me jõudsime selleni, et me oleme kapitalistid, me oleme Exceli inimesed ja meil on oluline, et projekt oleks meie jaoks kasumlik. Ja seetõttu meie ühesõnaga meil nagu puudub motivatsioon siis nii-öelda taaskasutada materjale. Et tegelikult me siis nägimegi, et tegelikult avalik sektor peaks ikkagi väga selgelt siis nagu tellima innovaatorite käest lahendused ja ütleme meie jaoks siis selle ikkagi kulu nagu tegema nii-öelda tasa, et meil ei oleks see kallim. Ja me nii-öelda siis peamiselt nägime probleemi selles ehituskvaliteedis, materjali kvaliteedis, taaskasutatava materjali kvaliteedis, et kui meie ikkagi peame vastutama selle arenduse kvaliteedi eest, siis tegelikult see materjal peab olema kvaliteetne ja see, kuidas nüüd tagada seda, mismoodi seda nagu valideerida, et see materjal on kvaliteetne, et see läheb nagu meie pärusmaalt välja, et innovaatoritega oli siin juttu, et üks lahendus just kuulsime enne ja nagu öeldud, et avalik sektor peaks siis nagu selgelt seda juhtima, nii-öelda rahastust sinna leidma ja selle asja nii-öelda ära korraldama. Olgu, suur aitäh teile ja plaksutame ka. Ehk siis saate teha koostööd, et sellest ekstraatorist tuleks sobiva kvaliteediga materjalid välja. Nii, avalik sektor, mis mõtted teil tekkisid? Sektor on nüüd hästi huvitatud seadusloomes koostööst, rääkida läbi erinevate osapooltega, pidada nõu, kuidas seada ja luua uusi normatiive, nõudeid, seaduseid. See rahastuse küsimus ka kõnetab meid väga, et soovime varases faasis juba teaduse, arenduse ja projektidega koostööd teha, et luua meetmeid, mis toetaksid siis materjalide ringkasutust
siis on siin sellised lühendid, mida mina ei mõista, MKM ja HTM, et tõenäoliselt ülejäänud saal on kursis nendega, et ka teeme koostööd siis enda asutustega. Siis koostöö vaates natukene läksime detaili ka, et iga osapoolega on erinevad plaanid, et innovaatoritelt me ootaksime taaskasutuse siis erinevate materjalide osakaalude selliseid nõuandeid, et kui palju võiks siis hanked neid sisaldada, siis erinevate tehnoloogiate väljatöötamist, et me juba kuulsime, et plaanid on vägevad, et ootame lisa, siis ehitajatelt ehitajatele oskasime läheneda selliste nagu maksude kaudu. Kõlab ähvardavalt. Jah, et nii soodustustega kui ka siis lisamakse võimalustena, et ise saate valida, et valikuid me ei piira, et pigem soodustame. Jah, et nagu ajalugu on õpetanud. Ja arendajatelt, et sellised mõtted tekkis, et arendajatega koostöös luua normatiivid, mis aitaksid siis ringlust soodustada, et küsiksime nõu nende käest nende kokkupannemisel ja sul olid igasugused vahvad mõtted veel, aga sa nüüd... Lisaks maksudele. Jah, aga ühesõnaga jah, et prügiga... Jah, et prügimajandusega ka, et me paneksime pead kokku, et millised võimalused on, kuidas ehitajatel siis aidata nende jäätmeid siis käsitleda ja siis meile makse maksta. Aga jaa, et eesmärk on üllas, soovime koostööd teha ja siis seadused luua nii, et nad toetaksid, mitte ei piiraks. Aitäh! Aitäh! Ehk siis avalik sektor palub, juba rääkisid jah, avalik sektor siis palub varasemat kaasamist ja sisendit ja lubab ise ka oma sisest koostööd libedamaks muuta. Aitäh ja nüüd viimasena ehitusettevõtjad. Et me lahendasime jah, püsti ka, palun. Et me lahendasime olukorra kuidagi teistmoodi kui teised, et me püüaks riigi kaalu kogu selles süsteemis vähendada nii palju kui võimalik. Sest oleme ausad, riik on vilets omanik, sorry, te pole midagi peale hakata teiega. Kuigi maksusoodustust me oleme muidugi huvitatud endiselt. Ehk siis riigi poolt, mure on siis kaks muret. Esimene on, et jäätme omanik on ehitusettevõte mingisugusel hetkel ja ehitusettevõttel on soov seda ära anda võimalikult odavalt või saada selle eest raha, et ära annab. Ehk siis meie prügisüsteem on ehitusettevõtja vaates valesti üles ehitatud. Kui me võtame näiteks joogipakendi süsteemi, siis inimesed saavad selle eest raha, et nad koguvad ja sorteerivad ja ära annavad ja töötab, eks ole, on ju. Kui me võtame need vennad, kes kompostivad mingid materjale, nad võtavad need asjad vastu tasuta, sest nad pärast müüvad komposti, eks ole, ja töötab, eks ole, tuuakse pika maa tagant neile seda materjali. Kui me vaatame uuskasutuskeskust, inimesed saavad tasuta ära anda ja nad hea meelega annavad ära, et keegi saab seda pärast kasutada. Ehk siis töötavad kõik need lahendused, kus kas kolmas sektor või siis asjast huvitatud osapool päriselt korraldab selle jäätmega järgmist sammu. Ja sellepärast siis meie mõte on esiteks, et riik teeb esimese seadusmuudatuse, mis ütleb, et jäätmekäitleja ei saa enam mingit raha selle eest, et ta saab need jäätmed endale. Nüüd tekib jäätmekäitlejale päriselt huvi innovatiivseid lahendusi leida, kuidas sellest asjast raha tekitada. Enne tal ei ole mingit huvi, sest talle on juba makstud. Toodi ära, kui tore, raha toodi ja mingi jama toodi, et mis mul enam sellest on ju, kas ma atan mina maha või Mattis ehitaja maha, no kellele see korda läheb, eks. Ehk siis jäätmekäitlejalt võtame kõigepealt raha ära
Talle anname võimaluse see asi kokku koguda ja sellest midagi päriselt teha. Nüüd, kui jäätmekäitleja ütleb, me ei taha nõme, nagu Itaalias on ju, et kõik jääb unikusse kuskile, siis me kutsume appi 3. sektori vabatahtlikud. Greta Thunbergid, kõik tulevad kokku ja kusagil on üks 3. sektori plats, kuhu tuuakse kogu kraam kokku ja nad tulevad iga nädal, nii nagu teeme äras ja päriselt sorteerivad selle kõik ära. Päästavadki maailma, mitte lihtsalt ei räägi sellest, eks ole. Ehk siis 3. sektoril on hästi ilus asi, hästi ilus nagu roll selles kõige maailma päästmises. Ja mis teie enda roll seal on? Ja nendel on vaja riigi poolt tunnustust. Et keegi ütleb, et hästi tehtud on ju ja eriti hästi sorteeris see või eriti hästi taaskasutas see on ju. Et riigi poolt siis me tahaks kõigepealt seda, et ta tunnustaks, hoiaks selle lipu kõrgel. Teiseks, et ta muudaks seadust, eks ole, sest et me ei saa jäätmekäitlejalt raha ära võtta muidu ja annaks selle raha, mis ta praegu annab jäätmekäitlejatele, selle raha annaks teadlastele. Et teadlased uuriks neid materjale ja pakuks välja, mida igast materjalist sellest jäätmest teha saaks. Ehk siis need, kes lõpuks hakkavad sellest päris midagi tegema, et neil on juba teadlaste poolt pakutud teemad. Seda saab teha sellest toda on ju, et nad ei hakka ka huupi nagu laksima. Teadlastel on oluline roll, nemad teevad materjali teadustööd on ju, pakuvad välja mingid võimalused, riik muudab seadust ja tunnustab ja annab raha teadlastele, et pange kiiremini on ju, ja nendele, kes siis innovatiivseid asju teevad on ju. Mingid kummalisi masinaid, mis lahendavad kogu maailma probleemid. Väga kihvt masin mõeldes, kui see olemas on. 3. sektor siis sorteerib, jäätmekäitleja annab hea meelega ära, kui ta saab kas tasuta anda või saab natuke raha selle eest. Ja siis jäätmekäitlejal on nüüd ülesanne päriselt mõelda, kuidas kõige rohkem raha teenida sellest. Olgu. Suur aitäh teile. Plaksutame ka. Ja nüüd meie vaatlejad, kes on meid siin peaaegu 50 minutit juba vaadelnud, teevad kiire kokkuvõtet, mis oleks need võimalused neid asju ka ellu viia? Või ma ei tea, kas ma sellist kokkuvõtet suudan teha. Ma kommenteeriks korra, et tegelikult kõik osapooled minu arvates elasid oma rolli väga hästi sisse. Mõni ime, et innovaatorid pakkusid nagu kõige sellist, ütleme siis, teaduslikumat lähenemist sellele, seda nad peavadki tegema, aga sellega alati kaasneb ju ka ülemüümine, eks ole, et 4 aastaga innoveerida nii palju, et ma ei tea, mitu protsenti see jääde pidi nagu kaduma on ebarealistlik. Aga kõige realistlikuma lahenduse minu arvates pakkusid minu suureks üllatuseks jäätmekäitlejad, kes tegelikult pakkusid välja 3-osalise teenusearenduse, mis on ka osa tegelikult sellisest TA-st, eks ole, teenusearendus on täpselt samamoodi TA tegevus võib olla või innovatsiooni tegevus. Ja need olid tegelikult 2 sellist gruppi, kes, kui see algne ülesanne, ma saan aru, oli nagu välja pakkuda mingisuguseid selliseid kompleksseid lahendusi erinevate osapoolte kaasabil, mis sisaldavad mingil kombel teadus-arendustegevust ja innovatsiooni. Et riik nagu käitus nagu riik, eks ole, teeme kõik, tõstame makse või siis langetame vastavalt, eks ole, mingid TA-d siin just ei ole. Ja minu suureks üllatuseks täpselt samamoodi rääkisid ehitusettevõtjad. Et ma ei tea, kas päriselus ka Merko juht ütleb sellist asju, et mängime maksudega. Ja kes meil veel siis puudu on? Arendajad, räiged kapitalistid, kes tegelikult ütlesid, et probleemile lahendust ei ole. Ja täpselt niimoodi arendajad ka ütlevad, et tegemist on probleemiga, mis on vähemalt lühiajalises perspektiivis lahendamatu. Kõik oli eluline. Aitäh. Ja kui teil on veel küsimusi Eesti Teadusagentuurile, siis paar minutit selleks jääb, aga mina väga tänan teid, et te mõtlesite kaasa ja panite oma ideed selles suunas liikuma. Ja nüüd umbes täpselt 2 minuti pärast algab suures saalis juba järgmine paneel. Nii et suur aitäh teile minu poolt.